Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 10. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see tähendab elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2017 selle valla, linna või ühinemisel moodustatava valla või linna territooriumil. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 16. augustil. Kandidaati võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas. Missugused vahendeid eraldatakse sotside keskpartei poolt kohalike volikogude valimisteks meie maakonnas? Uurisime piirkonna juhilt Etti Kagarov. Erakonna valimiskulud jaotatakse vastavalt kandideerivatele nimekirjadele ja nii palju, kui nimekirju meil välja pannakse, siis eraldatakse ka iga nimekirja peale 400–600 eurot, aga lisaks toimub tsentraalselt väga palju abitegevusi igale nimekirjale, pildistamised ja materjalide trükkimised, mis toimuvad tsentraalselt, et ei ole võimalik täpselt sellist rahaliselt välja arvutada, kui palju just piirkonnale tuleb. Kuidas hindate Sotsiaaldemokraatliku erakonna olukorda Kohtla-Järve linnas? Ka täna meil on valmistama ette nimekirju ja tuleb tunnistada, et inimesed pöörduvad ise meie poole ja on huvitatud meie nimekirjas kandideerimast, me oleme väga tänulikud selle eest. Aga samas on meil kogemus Jõhvi vallast, kus inimesed küll kandideerisid meie nimekirjas, aga pärast hakkasid oma huve esindama, mitte selle omavalitsuse huve. Kas tänaseks on selge, kes võiks olla SDE poolt Kohtla-Järve linnapea kandidaat? Praegu Kohtla-Järve linnapea kandidaati Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ei ole.